No enne kui hakkame rääkima jõuludest, räägimegi Heade Uudiste portaalist, kuidas üldse tekkis? No Heade Uudiste portaalil on hea uudis, me saamegi sellel aastal 2-aastaseks ja just jõuluperioodil 2 aastat tagasi sai see idee teoks, et Eestile kulub ära üks selline keskkond, kust leiab tõesti sõnumeid vaid meie kõige parimate inimeste kohta, kõige paremate tegevuste kohta, kõige selle kohta, mis tegelikult meie südant iga päev soojendab ja meie mõte oli, et kogu Eestimaa peaks tegelikult saama teada nendest inimestest, kes seda maailma tegelikult enda kukil hoiavad igapäevaselt. Aga nüüd jõulude teemale, teie portaalil on tekkinud üks vahva idee koguda kokku kõik mõnusad ideed, just nimelt kingi ideed. Räägi sellest lähemalt. Mõeldes selle peale, et jõulud on imede aeg ja rahuaeg ja me peaksime sellel ajal just nimelt mõtlema, kuidas olla perega koos ja kuidas nautida seda, et meie ümber on tegelikult inimesi, kes meid armastavad, siis kuidagi iga jõuluperiood hakkab see kaubamaja ralli väga varakult pihta ja me otsustasime, et võtaks natuke ühiselt kogu Eesti rahvaga üksteisel pingeid maha. Me kuulutasime välja kampaania, mis tähendab siis seda, et me ootame kõikide kallite televaatajate ja inimeste mõtteid südamlikest ja soodsatest jõulukingi ideedest. No jõulude aeg on üsnagi väsitav, kui peab mõtlema selle peale, et issand jumal, ma pean jälle minema poodi, äkki mul ei jagugi neid eurosid, et osta see meeldiv kingitus. Ja teiseks, ma ei pruugigi täpselt teada, mida ma siis oma sõbrale või lapsele soovin kinkida. No ma toon näiteks ühe minu elu kõige imelisema kingituse. Mu parimad kingitused on minu lastelt ja ühe kingituse tegi mulle minu kasulaps. Ja temal ka sellel ajal, eks ju, taskuraha oli tõenäoliselt vähe ja see vähe, mis oli, see tuli ikka enda peale kulutada, mitte kulutada oma armsate inimeste peale. Ja tema kinkis mulle sellel ajal lihtsa vihiku, kuhu ta kirjutas üles kõik need momendid, mida ta oli nautinud meie perega koos olles. Ja see liigutab minu südant tänase päevani ja tõenäoliselt ta ei pidanud kulutama selle vihiku ostmiseks raha ja see pastakas oli ka kodus olemas. Et kui ikka eurosid on vähe, siis tuleks võtta ja mõelda mõistusega ja teha südamega midagi, mis tegelikult raha ei nõua. No kampaania on kestnud ligi 1,5 nädalat. Kuidas käima on läinud? No kampaania tulemused on väga huvitavad, et mul ongi siin mõned lehed kaasas, et teie kõigiga jagada, mida on mõned inimesed saatnud ja mida võiks jõuludeks kinkida. No üks idee, mida kindlasti mina ka ise selle jõuluajal kavatsen kasutada, on kinkida tänukiri. No kujutage ette, kui te võtate kätte, kirjutate oma armsale emale üles kõik need asjad tänukirja peale, mille eest te olete tänulikud. Ma arvan, et ema saab kõigepealt portsu nutta, aga muidugi mitte kindlasti õnnetusest. Et tõenäoliselt ikka õnnest. Et see on kindlasti asi, mida ma kasutaks. Teine huvitav mõte on kinkida näiteks purgitäis häid soove, lõikuda paberit, kirjutada sinna peale head soovid ja kinkida see oma kallile inimesele. Mis on veel, mida hästi palju on soovidest läbi jooksnud, on perefoto, mis on selline südamlik ettevõtmine minna fotograafi juurde ja teha perefoto ja kinkida see näiteks vanavanematele. Ja no kõige huvitavam meie jaoks ja eriti kõikide naissaate vaatajatele on üks härrasmees, kes kirjutas, et tema teeb kingituse jõuluajal abikaasale ja ta teeb ära korteri suurpuhastuse. Ja ma arvan, et ta ei kuluta selle peale raha, aga oma kaasale ta teeb sellega küll üllatuse, kui ta tuleb töölt koju ja tema mees on koristanud ära kodu, pannud võib-olla põlema väikse küünla ja kirjutanud väiksele paberile, et ma armastan sind, kallis.